12 juuni ja mis päev? No vaba päev, ma ei teagi. Kolmapäev. 12 juuni ja kolmapäev ja me alustame täna uue vlogiga. Esiteks, mul on teist päeva järjest vaba päev ja ma planeerisin need 2 päeva oma peas põhiliselt selleks, et ma saaksin monteeritud oma ühe eelmistest videotest, see, kus ma käisin Sanjuga Taylor Swifti kontserdil ja ühesõnaga ma planeerisin seda monteerida, aga mõlemal päeval on mul tulnud nagu mingi mitu muud asju, mida teha ja siis ma ei ole võib-olla prioritiseerinud seda monteerimist ja olen siis neid muid asju teinud ja siis täna ka ma mõtlesin, et ma monteerin ülipalju, aga nüüd mu õde tuleb kohe siia, mis ei olnud planeeritud. Mu õel oli juuni alguses sünnipäev ja ma kinkisin talle sünnipäevaks kõigepealt ma kinkisin talle Taylor Swifti kontsertilt, ma ostsin talle merch'i ühe bluusi ja siis ma lasin talle valida 3 asja vahel, mida ta sooviks endale sünnipäevaks ja valikus oli, ma ei mäleta, palju ma pakkusin talle krediiti, kas ma summaliselt pakkusin, aga mingi summa, oletame mingi 100 euri Sheini krediiti, et saab ise tellida endale asju, mis ta tahab. Siis pakkusin talle, et ma ostan lennupiletid või noh, põhimõtteliselt teen talle reisi välja, kas mingi nädalavahetus, kas a la Londonis, Amsterdamis, Pariisis, midagi sellist. Ja 3. variant oli see, et me teeme need permanent käevõrud, nagu me Sanjuga tegime need jalavõrud, on ju, et pakkusin talle, et teeme need käevõrud. Ja minu valik 110% poleks mõelnud ka, ma oleksin valinud kindlasti selle, et nagu läheme reisile, on ju. Ja nagu hinnaliselt ka ilmselt, et see on kõige suurema väärtusega nendest. Ja no mitte ainult hinna poolest, nagu tõesti nagu mina valin iga kell reisi kõik mille üle, on ju. Aga mõõde valis selle, et ta tahab seda permanent käevõru teha. Ehk siis täna me läheme lõpuks seda tegema. Kui ma eeldasingi, et me saame seal kokku ja läheme seda tegema, aga nüüd ta tuleb ootamatult minu juurde enne seda. Ma ei tea, ma näitan teile, mis me siin teeme äkki. Ja äkki ma jõuan selle jooksul monteerida ka natuke, kui ta siin on. Ma ei tea, vaatame. No, mul oleks vaja pea ära pesta kindlasti. Võtan teid siis. Ega kaasa nüüd sellel, täna on kolmapäev, ma arvan, ma blogin seda näiteks kolmapäevast pühapäevani või vaatame jooksvalt, kuidas läheb. Nii, vaadake palun neid pujengikesi. Mul ei olnud ühtegi piisavalt suurt vaasi, et neid täismahus jätta, täispikkuses jätta. Me tegime neid lihtsalt lühemaks, aga siuke tunne, et tahaks tegelikult veel pikemat vaasi ja nad hoiaksid ilusti. Aga need lõhnavad nii mega hästi. Vot. Vaadake, tal on see merch. Ma just rääkisin enne klipis, et ma kinkisin seda sinnaks ära ja panin selga ka veel. Kes oleks osanud arvata? Olen juuksurisse nüüd. Ime ilusad naturaalsed lokid, siis beach waves. Okei, see on otse, kui ma tulin pingist välja. Okei, ma varsti nagu olen nagu vana inimene, kellel on tõesti siuke kõrge soeng. Okei, ma näitan teile varsti uuesti. Varsti läheb paremaks see olukord. Ma lihtsalt ütlen ära, et kõik, kes te arvate, et nagu need jäävad lõpuni selliseks, siis nagu ei. Me teeme kiiresti nüüd, selle suve hitt on maasika jäälatte või? Nii et me teeme seda. Nõus panema, kas ma lasen siis mõlemasse 2 espressot või? Kas sinu jaoks ei ole palju 2 espressot? Ühesõnaga, lasen mõlemale 2 espressot või? See ei tule mulle üldse. Dude, näitasin merch'i. Ei ole.
see oli riidekott. Siin ei ole ühegi kotti, millest sa räägid. Vaata, paneme kaaneka pärast või? Vaata, meil on Starbucksid ikkagi. Nii. Meikisest teha ei jõua. Meil on 4 minutit. Aja planeerimine at its best ja see ilus nätiks lõpeb. Ei ole siin. Liss ütles, et see on nagu see rätik, mis kui beebid. Ja ma ei tea, ise ma ei ole käinud sünnitusmajas, aga Liss või õigelt on. Nii, lähme kokku. Cheers. Oota, aga ma ei näe seda maasika osa kuskil. Okei, davai. Põhjas otsi. Olid see magus? Ibe. Imelik. Minu meelest. Tahaks nagu suhkru. Paneme või? Aga kõik on imelik. Maasika maitset ei ole üldse, vaid lihtsalt maasika tükid on nagu. Nii mõru. Nagu kohvi mulle maitseb, aga see on nagu lihtsalt kuidagi. Nii öelda, kus ma suhkru kannan. Me ei approve'i. Ärge tehke järgi. Leidnud. Mis kell on? See oli mingi 5 tükki. 38. 2 minutit. Panen teelusega täie vist. Jah. Päris jama. Aga ma ei saanud rohkem filmida, sest ma pean takso kutsuma. Aga ühesõnaga pigem nagu ei soovita. Don't try this at home. Pigem jooks normaalse kohvi ja sööks maasikaid kõrvale. Natuke parem on ka. Ma ei tea, kõik, kes ütlevad, et ma olen näinud mitmeid videoid, et see on räigelt ja maitsed on erinevad, aga oleks paremaks sulle. Ei vasta ootustele, ütleme nii. Ei läinud eriti paremaks, aga maitsed sinu, ma saan rohkem suhkruteks, see on normaalsem. Okei, kuule, sul on veits parem, paneme veel juurde. Meil on mingi täiega. Ma mõtlesin, et ma teen nagu veits. Kas praegu ei ole mingi ritsid ummikud või? On küll, kuule, äkki davai. Tšau, sõbrad. Tšau. Te saate aru. Me jääme hiljaks praegu, eks ju. Ja nagu Liss oli närvis, et me jääme hiljaks, siis ma naljaga küsisin, kas ei ole kunagi kuskil hiljaks jäänud, et ütles, et ei ole. Ja nagu sa ei tee nalja, jah? Reaalselt minu elustoori on see, et ma jään kogu aeg igal poole hiljaks ja siin kõrval on inimene, kes on elanud, see on planeedil 18 aastat. Ta pole mitte kunagi hiljaks jäänud. Andke teada kommentaarides, kas sa teate mõnda sellist inimest või? Vau! Sisters forever! Vihma sajab. Lootsin, et ma saan selle jooksu niimoodi tehtud, et ma ei jää vihma kätte. Aga siin me oleme. Super! Täiega sajab. Nii jooksupoisike on tehtud ja siis meiega järele ja me läheme koju ja Eiku on juba kodus ja vist tegime meile süüa. Nii et Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Tere hommikust! Täna on laupäev 15. juuni ja ma reaalselt tulin otse voodist õue. Ja ma panin Eiku pusa selga, sest et mul oli siuke tunne, et kuna nagu hommikul ärgates on siuke külm naha vahel, siis ma panin ennast paksult riidesse. Ootame, et Eiku ei saa teada, keda ei ole vaadanud mu viimaseid videosid, nii et ühesõnaga hommikul ärgates on veits nagu külm naha vahel ja mul oli nii külm ja uuesti tundus ka nii külm, et ma panin selle selga.
aga nüüd ma tulin õue ja praegu on täitsa mõnus päikse käes. Alustame oma päeva sellega, et teeme 5 kilomeetrit. Ideaalis ma jookseks selle, aga kuna ma just ärkasin, ma ei suuda vist ennast push ida terve aeg jooksma. Teen vist niimoodi, et ja see on häkk teile ka, kui teile ei meeldi joosta või te ei jaksa joosta või mis iganes põhjusel ei taha joosta. Ja mulle nagu mitte kunagi tegelikult pole meeldinud joosta. See aasta on nagu esimene aasta, kui ma reaalselt nagu olen hakanud nagu jooksmas ka käima. Aga muidu, mis ma varem olen teinud ja täna ka vist on see, et ma näiteks kõnnin 5 mintsa, ma jooksen 5 mintsa, kõnnin 5 ja jooksen 5, sest et mul on see, et jalutada täiega meeldib, joosta kunagi pole meeldinud ja siis see on siuke nagu alternatiiv. Kõigest nüüd ma tõesti nagu vahepeal on isegi täitsa mõnus lihtsalt joosta kogu aeg, aga täna vist teeme seda ja siis kui see 5 läheb liiga kergeks, siis nagu alla kõnnid 5 mintsa, jooksed 10 mintsa või siis niimoodi ka, et alla kõnnid, ma ei tea, kilomeeter, jooksed kilomeeter, siis juba edasi, ma ei tea, kõnnid 500 meetrit, jooksed kilomeeter. No ühesõnaga nii palju alternatiive, kuidas nagu mängida ja kuidas teha endale see kuidagi meeldivamaks. Mul on juba kõndides palav. Õnneks ma olen spordirinnakad all, nii et äkki ma kuidagi manatsin. Aga teeme 5 kiltsi ära ja ma teen selle hommikul asjana ära ja siis see on tehtud ja siis ma saan päevaga edasi liikuda. Ma ütlen ausalt. Päevad ei ole vennad. Täna näiteks, kui ma ennast ütlesin, et mulle viimasel isegi suht meeldib joosta ja nagu olen jaksanud ja niimoodi, siis täna, ma ei tea, kas on sellest, et ma läksin hommikul asjana, ma pole söönud, ma ei tea, keha sai mingi šoki, aga mind läheb pistma täiega ja nagu pistmine on siuke asi, mida mul pole nagu sellel hooajal kõik need korrad, kui ma olen jooksnud, on ju, mul ei ole kordagi pistnud, aga seekord, iga kord, kui ma hakkan jooksma, siis mul hakkab pistma. Nii et praegu ma saan veel minuti kõndida, siis ma pean jälle 5 mintsa jooksma. Aga ma ei tea, ühesõnaga teile ka, et iga päev ei lähe küll hästi. Nagu näha, mul on väga palevalt olin riides ka, ma juba koorisin endal riided vähemaks. Ja nagu selles mõttes, et nii kohe hakkan jooksma vast, on ju, aga et ei ole maailma lõpp ka, kui ongi siuke päev täna, et ei jaksagi joosta, siis kõnnin lihtsalt. Et nagu eesmärk on ju lihtsalt tegelikult enda keha liigutada ja et mul oleks hea olla enda kehas, nii et kui ei ole jooksupäev, siis sujub kõnnipäev ka. Nii, mul saab nüüd kohe 5 kiltsa täis, on ju. Lõpetan siis ka kõndimisega, aga kui jooksmise osas oli täna pigem mitte nii hea päev minu jaoks, on ju. Mul pistis ja niimoodi. Siis 2 positiivset asja on see, et päike on väljas täna. Te kujutate, mis ilmad on olnud viimasel ajal või noh, te ei kujuta ette, aga kui see vlog üles läheb, siis te ei mäleta enam. Et räigelt on sadanud iga päev, üli külm, nii et see, et ma saan siin üldse praegu spordirinnaka väel olla ja päike paistab, see on täielik luksus. Ja noh, nii võiks kogu suvi olla, on ju. Ja teine asi, kui ma õuel tulin, siis ma olin nii unine ja nüüd kindlasti ma olen nagu täiega üles ärganud, on ju, et annab päevaks energiat küll. Ma pean räigelt kissitama, et päike paistab. Tegelikult see on väga mõnus algus päevale, aga võib-olla olekski võinud lihtsalt terve aeg kõndida, sest ma ütlen, see jooksmine täna ei kerinud. Aga ma olen tänulik juhke endale, et ma tulin üldse õue, sest et hommikul oleks mul palju mõnna, ma nüüd lihtsalt istuda mingi teha endale süüa, vaadata seriaali, on ju. Sellest rääkides, oh my god, ma olen sõltuvuses uuest seriaalist. Ma räägin teile toas edasi, ma lihtsalt ei näe mitte midagi praegu. Üks sai valmis, ma vist ikkagi tuppa sööma, sest et kui me läheme tuppa sööma, siis me saame vaadata mu uut lemmikseriaali, milleks on Bridgerton. Ja jah, ma tean, ma olen nii ajast maha jäänud, kõigil on see juba ammu vaadatud. Mu parimad sõbrannad mõlemad on mulle üliammu rääkinud, et sa pead seda vaatama ja ma olen kogu aeg nagu mingi, et ma ei tea, et see ei tundu üldse nagu, ma ei tea, minulik või ma arvan, mulle ei meeldi see, et see on siuke vanaaegne ja mida iganes. Ja reaalselt nüüd ma sain ennast käima selle seriaaliga ja ma lihtsalt tahaks kogu aeg ainult seda vaadata. Ja ma ei tahagi kodust välja minna, ma tahan ainult seriaali vaadata. Ma ei tea, miks mul nii kaua aega läks, et seda vaadata. Ja siis ma nagu postitasin üks päev, et Instasse mingi story, kus ma seda vaatasin. Ja siis ma sain teada, et isegi mu emal on kõik osad vaadatud, kõik seasonid vaadatud ja see Queen Charlotte, see seriaal ka.
ehk siis ma olen nagu täiesti ajast maha jäänud, ma olen alles seasoni juures, aga no kui ma samas tempos jätkan nagu praegu, siis ma saan selle arvatavasti suht kiiresti läbi. Ja seal on see tegelane nagu Duke Hastings ja let me tell you, I'm in love. Sorry, Eku. Tiit tuli ka. Tiit! Kes see tuli küll? Kes see tuli? Tule siia. Nüüd üle. Nüüd üle siia. Tšau. Polegi siin näinud. Nüüd ma olen nii palju tööl olnud ja pole üldse näinud siin. Tere tulemast tagasi. Ühesõnaga jätkame sarja teemadel. Ma pidin kassi tervitama vahepeal. Aga Marleen ütles mulle, et seda Duke Hastings, et teda ei ole järgmistes seasonites ja ma olen lihtsalt nagu, ma ei tea, kuidas ma edasi vaatan, kui teda ei ole. Ta on peategelane, ta on mul lemmiktegelane, ta on lihtsalt nii, sorry Eku, see on lihtsalt seriaal, see pole päris elu. Nüüd lähme siis seriaali vaatama. Mitu head tunnikest hiljem ma olen saanud ennast valmis. Me läheme Kertuga sinna Mulliga ja Mullita festivalile. Seal esineb Taukar, Too Quick Start ja Stig. Pidime kell 6 kokku saama, siis pidime kell 7 kokku saama ja nüüd me jõua kella 7 ka. Ma olen tegelikult valmis, aga ma ootan, et Kertu hakkaks liikumist, ta läheb veits kauem aega, siis ma vaatan tema järgi, mis kell ta jõuab. Vot. Ja need lokid võib-olla praegu tunduvad mits mutikad, aga ma arvan, et õhtu jooksul nad nagu langevad sükesteks laineteks. Siis võiks nagu ilus olla. Ma pole üldse nende lühikeste juustega lokke teinud. Praegu ka ma ei ole kindel, kas mulle meeldib see vibe. Aga see valge kleit siis, mis ma ostsin Hispaaniast. Sest õues on tegelikult nagu täiega külm. Nii et nagu mingit sükest suvist õhukest kleiti ei saa panna. See on vähemalt pikk ja siis ma võtan jakiga kaasa. Kommisin veel juukseid korraks. That's the look siis. Luban, need lokid vajuvad väga kiiresti välja, sest mul ei püsi üldiselt lokid üldse. Nii et mulle sobib, kui nad vajuvad alla veits lainetesse. Nii, okei, nüüd ma proovisin peapaelaga. Nii ma teen ka suht nunnu ju. Jätan vist praegu niimoodi. Samas mul see käekott on nii väike, et kui ma ei taha seda peapõrru, siis mul pole seda kuskile panna ka. Arvastad meelest ära. Ja kui ma kaamerat niipidi hoian, siis et kõik söök on otsas ja see on festivali ainuke söök, mis sa saad, väike pulgakook, super! Nautimus! Head isu! Head isu mulle! Kell on 1 öösel ja ma olen tagasi kodus ja ma olen nagu officially vanaks jäänud sellepärast, et nagu kui mõnus, kui pidu lõpeb kell 12 ja ma reaalselt jõin 2 pokaali mulli, ehk siis nagu mul ei ole homme paha olla, ma saan normaalselt magada.
nagu idekas. See on lihtsalt ebareaalne, mis minuga toimunud on nende pidude suhtes küll. Nagu ma olen nagu nii igavaks muutunud selles mõttes, et nagu ma tõesti ei viitsi enam üldse pidutseda ja kunagi ma olin nagu pigem siuke bioloom. Et ma tunnen jah, et sellega ei ole vaibinud juba pikka aega. Aga muidu see üritus, las ma mõtlen. No me jõudsime nii hilja, see oli veits jama, sellepärast et põhimõtteliselt kohe varsti, kui me jõudsime, ostsime juua, seisime järjekorras ja siis hakkas juba taukar, ehk siis ma ei olnud nagu üldse nagu üles soojenenud veel taukari jaoks. Aga nagu ma arvestasin suht sellega, et nagu ma ei söö kodus, et ma söön seal festivalil on ju, ja siis põhimõtteliselt selleks hetkeks, kui peale taukarit me tahtsime siis minna süüa ostma, siis olid kõik asjad otsas. Nii et me ei saanud süüa midagi. Ja see nagu paneb imestama, et ühepäevane festivali ülihea võimalus kõigil nendel putkadel ja siis sellel restoranil teha endale kassat, on ju. Tundub, et täiega oli siuke valaarvestus tehtud, siis et kõik asjad said otsa. Nagu reaalselt kõik asjad said otsa. Lõpuks ainuke asi, mis me süüa saime, oli see mingi pulgakook, oli väike. Nii et jaa, nii hea nagu olla nii mõistlikul ajal tagasi kodus. Ja nüüd ma võtan meigi maha ja siis ma reaalselt nagu kell on 1 on ja ma võiks magama minna. Aga ma tahan nii väga Bridgetoni vaadata, nii et ma vaatan äkki mingi kella 2-ni seda. Sest ma olen reaalselt praegu täiesti obsessed. Selline kokkuvõte. Tere! Täna on 16. juuni, pühapäev ja ma ärkasin ja panin ennast kohe valmis, sest et saan kohe sõbrannadega kokku. Me läheme ühe sõbranna juurde, kes ostis endale korteri. Nii et me läheme sinna tema uut kodu vaatama ja me pole näinud 11, ühesõnaga 4 inimest on selle grupis ja me pole 4 kokku saanud. Võib-olla see on liialdus, aga ma ütleks, et eelmisest suvest. Nii et jah, sellised need täiskasvanute sõprused on siis. Ühesõnaga, üks sõbranna, Pilerin, tuleb minu juurde ja võtab mind ja Sainut siit peale. Käsi jääb valusaks. Nii et ma vaatan, kui palju ma teid kaasa võtan sealt, sest et võib-olla neil ei ole väga mugav, kui ma vlogin. Aga äkki natukese. Näita, mis me soolaleivas kingime. Tere päevast, siin on Hiiu leib. Kahjuks tahtsime muhuleiba, aga muhuleiba polnud Prismas. Prisma tee paremini. Ajala. Suurima. Näiteks. Ja eriti lustakatele tõukud on eriti lustakas allians. Sealt saab mängida, et sa oled mingi loom, kui sa selle... Loen ette. Kujeta ette, et saad rooduüle. Kirjuta kommentaaridesse, kui sa tead, kes on rooduüle. Reaalselt. Siia mahub. Näiteks. Ühesõnaga, ja sool ka, sest et soola leib, eks ju. Krõpsupakk on Pillerinile, mina krõpsu. Ilus. Okei, võtta seda kuumi. Võtta, jah, see on ilus. Ma arvan, ma saan... Filmiva poole. Anna lihtsalt. Ma mõtlesin, et ma peaks vlogima oma. Mida? Mureleid on. Ma tahaks pigem mureleid. Võtan murel, see on hea suur väär. Ja, mul sobib. Läheb peoks. Lustaka aliasega läheb peoks. Siin on ma. Nii, ma ostsin uue kodu siis. Okei. See on siis meie sõbranna kodu, mida me eriti palju ei näita, sest ta ei lubanud. Okei, tegelikult lubas, aga ma ei taha tema privaatsust häirida. Aga reaalselt, see on lihtsalt kõige ilusam kodu, mida ma olen kunagi maailmas näinud. Reaalselt. Kui maitsekas kõik on. Ja verenaine ise on seal Calvin Kleini teksades. Sina oled lihtsalt... Sina oled... Jah. Nagu vaadake, palun. Ja tüüpide kodust lihtsalt siuke magamistoast vaade merele. Mida veel? Nii, aga...
või noh, ei tulnud järgi, poodi tuli järgi. Ja tüüp käis eile Pärnus peol. Või seda ei ole ta näost näha, siis ma ütlen teile. Tüdrukute juures on käidud ja no lihtsalt kodu oli täiesti mega ilus ja nagu reaalselt nii hea meel tema ja ta kuti üle, et nad on nagu ilmselgelt palju vaeva näinud, et endale sellist kodu osta üldse on ju. Ja no kodu ostmine ja sisustamine on lihtsalt nagu no mega kallis. Nii et jah, tore oli tüdrukuid näha ja kodu oli lihtsalt mua ja nüüd lähme koju, kell on 8:30 kohe. Ma ei tea millega pärast mul ja Sainal on ülipaha olla. Ma ei tea, kas on sellest, et me olime päikese käes terrassil või see on, ma ei tea, me ei joonud eile üldse palju, et meil peaks paha olla. Nii et ma ei kujuta ette millest, aga enesetunne ei ole kiita täna. Ja seda ka mitte Ekul, kes pani kella 7 hommikul pidu. Tuletan meelde, mina tulin pealt koju kell 1 öösel olin kodus. See vahe nende kahe inimese vahel lihtsalt. Vot. Tere! Hakkab pihta ja sul ei jõudnud kodus ühtegi klippi teha. Täna on 17. juuni, esmaspäev. Ja tõesti nagu Eku ütles, hakkab pihta, sest nad tõesti kodus ei jõudnud ühtegi klippi teha. Aga praegu me sõidame, või noh, Eku viib mind ära. Kuhu ta viib mind ära siis ühe tüdruku juurde. Siis me lähme mammu lõpetamisele. Viiekesi ja mammu lõpetab Pärnus. Ja mida ta lõpetab? See on hea küsimus. Hotelli ja turismi. Jah, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži mingi hotellindus või turismindus. Läheb või? Kes ta lõpetab? Mis ei öelnud? See on minu kätte anda need jubinad siis ju. No võt, tuli välja, et Ekude läheb ka täna sinna lõpetamisele, et tal mingi sõbranna ka lõpetab täna. No võt, kui tore. Nii, et lähme Pärnusse, aga ma ei usu, et ma seal väga filmin, sest et mammu sõpradega koos võib-olla ma ei tunne ennast väga mugavalt ennast seal filmides, kuigist no Janne näiteks seal, kes oli mu sünnal ka ja tema juba teab kõike või noh, teis ikka teavad tegelikult, aga ma ei tea, kui mugav neil oleks. Et võib-olla ma ei filmi seal. Aga praegu on mega ilus päikseline ilm ja me pidime tegelikult minema Pärnust peale mammu lõputamist sööma ühte süke, ta sõpradel on seal mingi food truck, aga ta just kirjutas mulle, et peab mingi laua kuskile panema, sest ilm ei soosi seda, ehk siis Pärnus vist on mingi vihmevärk ja ma pean tagi kirjutama, et kas, kus. Kõigepealt me käisime siis mammu lõpetamisel, mis toimus Pärnu kontserdimajas. Ma ei teinud seal mitte ühtegi klippi. Need klipid on pärast lõpetamist tehtud. Siin te näete lihtsalt boys being boys ehk siis lollitavad ja ronisid sinna laste karusselli peale. Pärast lõpetamist me suundusime kõik koos sööma. Me käisime söömas siis seal Miami Lounge'is, mida ma kohe näitan selles klipis. Ja see asub siis seal peatänaval. Ja me võtsime kamba peale hunniku snäkke jagamiseks ja siis võtsime eraldi pearoad ka. Toidud olid siuke suht meh, aga minu kokteil oli see rabarbari Collins või midagi sellist, rabarbari cooler ja see oli mega hea. Ja siis pärast söömist me käisime jalutamas, me jalutasime randa ja siis rannas näidati kõiki neid jalka EM-mänge ehk siis sellel õhtul ka. Ja muidu aitäh, et sa vaatasid seda videot ja ma loodan, et sulle meeldis. Aitäh!